ma võin öelda, et meie leadership team ehk siis C-level on esindatud, kus meil 50-50 mehi ja naisi, ehk siis see ütlebki ja räägibki meie organisatsioonis, et see diversity, mis on praegu hästi oluline teema, on ju maailmas, on ikkagi esindatud ka meie C-level leadership tiimis. Tere tulemast kuulama Võti tuleviku 2024 podcasti. Minu nimi on Maris ja enne kui lähme tänase podcasti juurde, tutvustan, mis asi on Võti tuleviku podcast ning millest me siin täpsemalt räägime. Nimelt Võti tuleviku podcastis räägime me põnevatest teemadest erinevate firmadega, kes on ennast karjääriüritusele registreerinud. Firmadega saate ise lähemalt rääkida 5. märtsist kuni 15. märtsini. Aga ilma pikema jututa lähme räägime tänase külalisega Game Globalist. Tere tulemast podcasti. Aitäh. Äkki natuke tutvustad, et kes sa oled ja millega sa tegeled? Tere päevast. Olen Julia Saburova ja täna olen siin managing director ehk siis juhtivdirektorina rollis, esitades Games Global Estonia, kes on tuntud tarnija iGamingu valdkonnas, kes pakub valdkonnale jõudu ning suunda. Ja meie võrgustikus on tänapäeval üle 350 kliente ning umbes 40 eksklusiivseid stuudiot, kes saavadki pakkuda oma vahvaid tooteid ehk siis kasiinomänge meie klientidele. Meil on 30 aggregation partnereid, kes saavadki oma tooteid ka meie Games Global Plus võrgustiku kaudu turule saada. Ja mis on kõige olulisem kindlasti on meie töötajad. Meil on tänapäeval umbes 978 inimest üle maailma erinevates kontorites. Eestis kindlasti, siis Lõuna-Aafrikas, Mannisaarel, Gibraltaris ning Maltal. Eesti kontor ehk siis Games Global Estonia tegeleb mängude arendusega ning ka mõningate backendi lahenduse tootmisega, mis aitavad meid kindlasti kindlaks teha, et kõik meie tooded vastavad nii regulaatori kui ka lõppkasutaja ootustele. Aga kui palju on naisi selles valdkonnas üldse tööl? No võt see, et mina olen täna naisena siia tulles, et huvitav meie Games Global Estonias, ehk siis meie üksuses on see ratio umbes 59% mehi ja 41% naist. Aga Games Global kindlasti hästi fokuseerib sellele, et meie organisatsioon oleks mitmekesine. Ja tänapäeval ma arvan, et me oleme teinud hästi tugevamaid sammud, et just pakkuda tööd nii naistele kui ka meestele, aga mitu kuud tagasi, sest me mõõdame ja meil on statistika igakuiselt, ja siis just mitu kuud tagasi, ehk siis septembris meil oli 50-50, mille me isegi tähistasime, sest naisi tuleb ainsa rohkem IKT sektorisse ja iGamingu sektorisse. Aga kuidas teie ettevõttes praktika välja näeb tudengitele just? Väga huvitav küsimus, sest me proovime praegu ehk siis relaunchida või siis uuesti uut programmi välja töötada, et kuidas teha seda hästi põnevamaks ja atraktiivsemaks meie praktikandile ehk siis tudengitele. Ja meie eesmärk, et tudengid tuleks meie tööle ja kindlasti saaks hästi praktilisi teadmisi, mida nad saaks rakendada enda elus, on ju kas või kui nad otsustavad tagasi ülikooli minna, kindlasti see peab olema nende eesmärk, ma arvan, et ülikooli ikkagi lõpetada, aga samas, et nad näeks ka meie organisatsiooni terviklikult pilti, ehk siis ja hästi näha ka arenguvõimalusi, mis meie organisatsioon saab neile ka pakkuda edaspidi.
Aga kas on ka võimalus, et kui tudeng tuleb praktikale, et ta saab ka pärast praktikat tööle jääda? Jaa, kindlasti ja meil on olnud hästi häid kogemused enda professionaalses elus, aga siin on hästi oluline ka seda, et kui tudeng otsustab ikkagi õppida, minu enda soovitus kõigile, et ikkagi lõpetada ülikooli, sest see on ülioluline sinu enda elus, et sul oleks ikkagi ülikooli lõpptunnistus ikkagi käes ja meie Games Global hästi pühendub ja soodustab seda, et inimene, kui ta otsustab ikkagi tööle tulla, et ta ikkagi lõpetaks oma õpinguid ülikoolis ja me soodustame seda, andes õppepuhkust ja pakkudes erinevaid arenguvõimalusi. Jah. Ühesõnaga, et tudeng võiks siis rohkem ülikooli ajal keskenduda koolile, kui rohkem sellele töötamisele? No just. Meil on niimoodi näiteks, et jälle praegune case. Meil on ülikooli tudeng, kes soovibki mõned sessioonid ära teha ja paluski, et kas ma saan mõned ajad kodus töötada või ma saan mingit teist ajaplaani endale rakendada selleks, et ikkagi olla edukas oma õpingutes ja meie alati toetame seda ja soodustame. Teil on tehniliselt ka võimalik siis nagu kodus töötada? Meie, ja. See on väga hea küsimus, ehk siis meie, kuna pandeemia oli siin mitu aastat tagasi ja me oleme katsetanud hästi mitmeid tööviise, hübriid, täiesti nagu full-time remote ja meie usume, et meie oleme hästi tugevamad, kui me töötame koos, kuna meie tegeleme mängude arendusega ja tarkvara arendusega, siis meie meeskonnad on palju tugevamad, kui nad töötavad koos. Aga me oleme hästi paindlikud, et selles mõttes, et kui sul on vaja arsti juures minna, käia, siis sa saad oma juhiga seda läbi arutada, ei ole mitte mingit bürokraatiat siin vaja. Kui sul on vaja pikemaid näiteks jälle ajaplaani tekitada, et sul on vaja töötada kuskil mujalt, kas või isegi välismaalt, siis selleks on meil oma reeglid ette nähtud selleks, et tagada sulle seda paindlikkust. Okei. Kuidas te ise jõudsite praegusesse enda positsiooni? Huvitav küsimus, ehk siis see oli hästi pikk teekond. See aasta tähistan, kui ma saan seda öelda, ma ei tea, kas ma hakkan tähistama või mitte, aga ikkagi tuleb 20 aastat, kui ma oma esimese töökohale sattusin. Eks ma olen väga tore, et ma olen praegu Tallinna Tehnikaülikooli, sest ma olen seda sama ülikooli vilistlane. Mul on väga hea meel siin olla täna ja siis kui rääkides oma teekonnast, siis ma alustasin ikkagi peale ülikooli, mis aitaski mind hästi palju. Siin kiidusõnad kindlasti ja suured tänusõnad tulevad minu professorile Raimond Tubar ja minu mentorile ka Artur Jutman, kes aitasid mind hästi palju oma elu ja professionaalse visiooni paika panemises, ehk siis nähes, et tol hetkel see testimine oli minu kirg ja mina lõpetasin, pean ütlema, et arvutisüsteemi tehnikat siin Tallinna Tehnikaülikoolis 20 aasta tagasi, ehk siis sain oma magistrikraadi ja siis otsustasin ikkagi, et testimine on minu kirg, aga et siin ülikoolis ma fokuseerisin ikkagi ristvara testimises, aga siis otsustasin, et ma lähen IKT sektorisse ja siis hakkasin tegelema tarkvara testimisega. Ja siis tol hetkel ka ma olen hästi õnnelik inimene, ma pean ütlema, et iga päev ma ärkan ja soovin ikkagi tööle minna ja teha oma tööd ja tol hetkel ma alustasin testija rollist, kus hästi kiiresti arendasin
juhtiva rolli sisse ja siis olid mõned väga huvitavad rollid nagu tegevjuhid, juhtide rollid erinevates organisatsioonides, kui ka tänapäeval 3 aastat tagasi otsustasin tulla Games Globali Managing Director rollile, mida tänapäeval hästi naudin ja teen igapäevaselt tööd selleks, et ettevõte oleks edukas ja saaks oma eesmärki saavutada. Ehk siis IT-tudeng, kes siis töötas ennast üles juhi positsioonile. Aga keda te enda ettevõttes nagu just ootate, et kas te ootate IT-tudengeid, kas te ootate mingid insenerid, et keda nagu just nagu teie nagu ootate endale juurde praktikale või tööle? Jaa, kuna me tegeleme ikkagi mänguarendusega, siis see tähendab seda, et meil on nii loominguline osa selles töös kui ka hästi tehniline osa. Ehk siis meie ettevõttele on teretulnud graafilise disainerid, näiteks see töö on kõige loovam, ütleme niimoodi, on ju. Siis tehnilise artistega, ehk siis tehnilised disainerid, kes rohkem tehnilisemal poolel, siis ka näiteks arendajad, testijaid, meil on muusikaid, sound disainerid näiteks ka, videograafeid, meil on videoinseneere, siis kui rääkides jälle rohkem backendis, siis on arendajad, testijad, automaattestijad, DevOps inseneere. Kui rääkida jälle Games Global ikkagi, kuna mina esindan täna Games Global Estonia üksust, on ju siin koha peal me ikkagi oleme natuke kitsamalt esindatud, ma mõtlen, et just rollides, kuigi meie organisatsiooni, ma arvan, tugevus on see, et kui meie näiteks töökulutus läheb välja ja näiteks see on Mannisaare töökulutus, on ju, kelle juht näiteks värvab, siis me vaatame ikkagi, et kus kohas selles maailmas see talent ikkagi olemas. Me ei vaata seda, et see peab olema justkui Eesti või Mannisaar, me vaatame seda, et kus neid talenti ikkagi leidub ja siis me värvame ja palgame seal, kus meie esiteks üksus on ja siis see inimene võib ka kaugtööd on ju teha sellest üksusest, kus ta parasjagu asub. Aga kui palju on siis nagu Eesti üksuses hetkel töötajad, kui üle maailma kuskil 900, et palju siis on Eestis? Eestis on tänapäeval 150 inimest ja me plaanime kasvada umbes mitte hästi kiiremas tempos, vaid rahulikus tempos võttes tööle umbes 3 inimest kuus juurde. Millised on ka tudengite nagu võimalused karjääriredelil teie firmas, et kuidas nad saavad nagu kasvada? Jah, see on väga huvitav ja ma arvan hästi aktuaalne teema iga tudengi jaoks või iga inimese jaoks, kes tuleb tööle meie organisatsiooni. Ja siin koha peal me oleme välja töötanud hästi hea programmi, mida me iseenesest iga päev proovime parandama selleks, et meie inimesed näeks arenguvõimalused enda jaoks meie organisatsioonis. Ja näiteks, kui me räägime näiteks arendajatest, kui kogemus näiteks inimesel ei ole, siis ta võib astuda näiteks junior arendaja rollile. Ja siis meil on erinevad tasemed, ütleme niimoodi, et level 1, level 1, level 2, ehk siis senior arendaja roll ka. Ja siis, kui mõnel hetkel inimene kas või otsustab, et soovib oma ala natuke muutma, on ju, siis me oleme hästi avatud sellele diskussioonile ja sellele arutelule selleks, et inimene leiaks oma kohta meie organisatsioonis kas või hoopis teises rollis.
ehk siis jälle meil on võimalus minna ka areneda horisontaalselt kui ka vertikaalselt. On ju, vertikaalne suund annab sulle tasemetest edasi minna, horisontaalne rool võib pakkuda sulle arenguvõimalusi ka ja õppides lisa kas või tehnoloogiat või lisa võimalusi avastada, ütleme niimoodi, enda rollis. Aga samas, kui näiteks jälle me räägime rolli muutusest on ju organisatsioonis, siis meil on hoopis kujundatud selline career mapping programm, kus iga inimene võib vaadata, et mis minu roll tänapäeval, kuhu ma võin jõuda näiteks, isegi arvutada. No kindlasti, kui ma olen töökas ja hea panustaja, on ju, siis võib isegi arvutada, kui kaua aega mul võib võtta see üks või teine edasisamm. Ja siis aru saada, et kas see sobib või mitte ja kui seda otsustab vahetada rolli, siis me oleme selleks väga valmis ja avatud. Ühesõnaga, teie organisatsioonis nagu arenguvõimalusi on igasugused, et Just. tudeng ei pea kartma, et ta jääb kuhugi ühte rolli. Ja, ei pea, kindlasti ei pea. Aga kui tudeng käibki nüüd tööl, ta käib nüüd koolis, et rääkisime ka sellest, et jah, ta võiks nagu koolile keskenduda, aga kui juhtubki niimoodi, et ta tunneb üks hetk, et see kool ei ole nüüd, et ma ei taha enam seda kooli, et ma tahan ikkagi seda tööd teha, et kuidas on nagu teiepoolne reaktsioon, et kas nagu toetada, et ta ikkagi teeks kooli lõpuni või kuidas see on? No eks siis ma arvan, et natuke forsseerida seda, et ta läheks ja kindlasti lõpetaks ülikooli, seda me teha ei saa, kuigi kindlasti minu enda soovitus või oleks, et inimene lõpetaks ikkagi ülikooli. Aga samas siin on hästi mitu variante, on ju, kuidas minna. Ehk siis ma pakun jälle, et meie ülikoolid pakuvad ka puhkust, on ju, ülikooli puhkust, et siis inimene saab natukene aega võtta ja siis tööd teha ja siis naasta tagasi ülikooli ja ikkagi lõpetada oma õpinguid. Ma arvan, et ikkagi, et meie ettevõttena soodustame seda, et inimene lõpetaks ülikooli, aga siin on ka hästi palju variante, kuidas me saame seda kas või koostada mingit ajakava selleks, et toetada ja jälle see kõik sõltub, on ju, ja meie soovime seda vaadata ikkagi case by case, on ju, et igal inimesel võivad olla oma väljakutsed, ütleme niimoodi, miks näiteks on ju ta tahab või mitte soovib ülikoolis edasi käia ja ikkagi õpinguid lõpetada. Et te ikkagi soodustaksite, et teeks selle kooli ära? Jah. Aga milliseid nagu isikuomadusi te just oma töötajateks ootate või otsite? Et kuidas te tajute ära, et tema on see talent, keda ma tahan endale kas praktikale või tööle? Games Global, siin koha peal ma pean ütlema, et meie kindlasti stick to, vabandust, mul on keeled kõik sassid, igapäevaselt räägin 3 keelt, eesti, vene ja inglise, seega minu keel on hästi värvirikas. Aga mis on siin meie jaoks väga oluline, et kui värbamise puhul justkui on meie väärtused, ehk siis mis on inglise keeles on see authenticity, ehk siis autentsus, boldness, mis on julgus ja siis vastutus, mis on responsibility ja togetherness, mis on koos olemine. Ehk siis meie alati vaatame, et kas inimese enda väärtused vastavad meie väärtustele, organisatsiooni väärtustele, sellega, et see keemia toimuks ikkagi ja meie saaks aru, et me sobime, on ju, üksteisele. Aga samas jälle värbamise puhul me vaatame, et see oleks ikkagi inimene, oleks õige team fit. Meie oleme hästi avatud ka selleks, et inimene kohtuks tiimiga, meeskonnaga ja saaks aru, kas ta sobib jälle, sest inimese suhted on hästi olulised igapäevases töös
ja kuna me töötame koos ja üks meie väärtus on togetherness, et see on väga oluline. Aga kindlasti on see, et avatus, julgus on ju, nagu ma ütlesingi, ja on sellised asjad, ja väärtused, mida ma vaataks ka, et iseloomujooned, ütleme niimoodi, mida ma vaataks. Aga milline milline näeb välja mingi tavaline praktika või mingisugune tavalise praktikandi tööpäev näiteks? No just kui praegu me töötame välja seda uut programmi, praktikaprogrammi, mida me soovime alustada ikkagi septembris, selle aasta septembrist. Võti tulevikus me esitame selle programmi ja räägime põgusalt, mis asi see on ja kuidas me näeme seda. Aga kust me alustame, et ikkagi me teeme hästi avatud konkurssi, kes soovib, kandideerib meile. Ja siis septembris alates miks september iseenesest on ju meie jaoks on ülioluline, et see praktikant, kes tuleb tööle, tunneks, et temaga tegeletakse. Sest mina ise ei näegi põhjust, miks me peame launchima uut programmi, kui inimene tunneb, et just kui ma teen ühte tööd, on ju kas või 9-6, on ju, ja siis neid teadmisi ma ei saagi rakendada, on ju, või nad on hästi kitsad. Ja selle tõttu me soovimegi teha niimoodi, et iseenesest kõik praktikandid, mis tuleks meie juurde, saaks väga hästi aru, kes ja mis Games Global on, mis meie erinevad tiimid, millega nad tegelevad. Et esiteks natuke laiendama nende arusaama, et meie organisatsioonist. Ehk siis mitu aastat tagasi, on ju, hästi palju aastaid tagasi, millal mina lõpetasin, on ju, siis oli selline kogemus, et praktika on puhas nagu paberi jaoks praktika, kuigi minu eesmärk oli, et saada just praktilisi kogemusi seal. Ja tänapäeval ma arvan, et hästi paljud ettevõtted teevad väga vahvaid kas või suvelaagreid on ju praktikandide jaoks ja meie proovime teha ka sügiselaagri, ütleme niimoodi, kui inimesed tuleks tööle ka tiimina kõik koos, mitte, et nad peavadki töötama ühes projektis, vaid nad võivad töötada ka erinevates projektides, samas aga nad tunneks, et aeg-ajalt nad tuleks kokku, lahendaks koos probleeme ja samas ka näeks meie organisatsiooni tervikuna. Kindlasti huvitab ka kuulajaid see, et kas, et okei, see praktika tundub huvitav, tahaks tulla sügisel, aga et kas see praktika on ka tasustatud? Jah, meie praktika oleks tasustatud ka. Ma arvan, et raha tänapäeval ja alati on üks sellist häid motivaatorid ja eriti tänapäeval ka, kui paljud tudengid iseenesest teevad tööd ka ülikooli kõrvalt, on ju minna praktikale ja saada selle eest tasu, ma arvan, et on väga õigustatud. Et ühesõnaga, kui tudeng tuleb, seda ei pea kartma, et ta teeb tasuta tööd, et ta saab ikkagi selle kogemuse, ta saab selle eest tasustatud ja siis võimalus on ka võib-olla isegi tööle jääda. Ja, kindlasti ja siis kui isegi praktikant otsustab, et ta tahab tagasi ülikooli minna, ta võib seda vabalt teha ja siis ka saada peale, kui ta otsustab näiteks lõpetada ülikooli ja lõpetab seda, siis ta saadab meile kirja, et ta tahab tagasi naasta ja me oleme hästi avatud sellele uuele kogemusele. Siis isegi, kui ta teeb praktika ära, ta lahkub, aga paari aasta pärast lõpetab ülikooli, saab ikkagi tagasi tulla. Jah, kindlasti. Aga võib-olla natukene siis räägime ka sellest, et kui palju on üldse teistes Game Globali gruppides võib-olla naisjuhte? On naisjuhte ja hästi palju, nagu ma ütlesingi, et meie fokuseerime, et olla ikkagi mitmekesine organisatsioon, kes tõepoolest ei vaata näiteks ei fokuseeri sugule, vaid kindlasti, mida parasjagu inimene oskab teha. Ja see on meie jaoks kindlasti võti, ja ülioluline, aga samas jälle
ma võin öelda, et meie leadership team ehk siis C-level on esindatud, kus meil 50-50 mehi ja naisi, ehk siis see ütlebki ja räägibki meie organisatsioonis, et see diversity, mis on praegu hästi oluline teema, on ju maailmas, on ikkagi esindatud ka meie C-leveli leadership tiimis. Ühesõnaga, et jällegi kui tudengil ongi see diversity, see kõik on hästi oluline, et see ikkagi kõik on nagu esindatud, et ta ei pea kartma. Ma arvan isegi just, et me ei räägi siin naised, mehed, aga üleüldiselt vaata, üks meie väärtuses on see autentsus, ehk siis authenticity ja olla see, kes sa oled, on õige asi, mida teha elus ja olla ja jääda truuks iseendale. Võib-olla siis lõpetuseks selline natukene huvitavam küsimus, et mis on karjääri õnnevale? Karjääri õnnevale. Ma arvan, et see oleks võib-olla minu õnnevalem, on ju, aga võib-olla kui meil tulevad praktikandid tööle, sooviks kuulata nende karjääri õnnevalimid ka, aga minu valem oleks võib-olla selline, et kui ma panen seda sõnadesse, et tegele sellega kindlasti, mida sulle rõõmu toob ja seda peab tegema iga päev, ära karda teha otsuseid ja võtta väljakutseid ja usu endasse kindlasti ja ole töökas ja alati anda ennast parima. Ja ma arvan, et keegi ei lähe mööda sellest, mida sa teed. Ja sa sellest valimist kinni hoiad. See ma arvan kindlasti väga hea sükke valem ja soovitas. Ka aitäh, Julia, et sa tulid meile täna siia saatesse külla. Ja. Mul oli väga meeldiv vestlus, mul oli väga huvitav kuulata. Suur tänu kutsumast. Ja, aitäh! Aitäh!